tere, head kuulajad, Geeniuse digisaade on eetris 16. septembril ja meid on siin täna Hans Lõugas, Glen Pilver, Meelis Väljamäe. Lobiseme huvitavatest tehnoloogia uudistest, mis meile viimase nädala jooksul on meelde ja kõrva ja mällu jäänud ja selle hulgas mainime ära uue DJI ülivinge drooni, mis leiab siin isegi puu tagant üles. Räägime ära, kas uus iPhone on ikkagi uus või ei ole üldse uus. Räägime sellest uuest kellast, mida käe peal kanda ja sinna vahele puistame, nagu sügislehti on tänavatel, puistame natuke uudiseid sinna nende teemade vahele ka. Selline saade. No nii, alustame siis esimese pudemiga, enne kui läheme suurema teema juurde. Väike jagamine, minu postkastile tuli teade, paljudele teiste postkastile tuli teade ja mõned on märganud ise internetis surfates, et Eesti riik kutsub meid kõiki appi, huvilisi, testimaks uut mobiilirakendust. Kui te mäletate, siis mõned aastad tagasi hakkas Eesti tegema M-riigi nimelist rakendust. Teda on üks koht su mobiilis, kus sa saad kõiki asju ajada, kui riigiga vaja midagi ajad on. Ja see jäigi ainult katsetuseks ja katsetus lõppes ilma mingisuguse tulemuseta. Aga sellest sündis uus katsetus ja see on nüüd eesti.ee mobiilirakendus. Et kui on Eesti portaal, siis sellest tehakse ka mobiilirakendus ja selle avalik testimine läks lahti. Igaüks võib minna RIA, siis RIA.ee, Riigi Infosüsteemati kodulehele, vaadata uudistes on kuulutus, kuidas on välja kuulutatud selle uue äpi avalik testimine ja juhised, kuidas, kelle kaudu, mismoodi see testimine algab. Ja võib ennast igaüks üles oma nime anda, mis tähendab, et teie telefoni võiks saabuda mõnel tulevasel päeval siin lähiajal siis selline eelversioon. Ja eks meie siin omalt poolt lubame ka silma peal hoida ja vaadata, kas see on siis M-riigist erinev ja kas see on üldse huvitav või ei ole huvitav ja kuhu see jõuab. No see äpp peaks siis sisaldama kõik, mida riik teab sinu kohta ja sina tahad teada, mida riik teab sinu kohta kuidagi kokkuvõtval kujul, saan ma nii aru. Just, ja minu jaoks kõige huvitavam asi, mis ma ootan sealt, nagu M-riigi äpis juba oli väike katsetus, on see, et kui on vaja, ma saaks oma isikut tõestada selle äpi kaudu, et ma ei pea kaasas kandma juhiluba või ID-kaarti, aga kui keegi küsib, et mingil põhjusel ma olen tõestama, kas ma olen, siis teen selle äpi lahti ja see on juriidiliselt pädev viis, kuidas ma näitan, et näete, ma login siit sisse või näitan mingit kontrollkoodi või mis iganes mehhanismiga teha, et mina kui kodanik saan seda teha. Vaatame, kas see sinna tuleb või ei tule. Lähme räägime nüüd äkki siis pikemaid põnevamaid teemasid ja eelmise saate tähelepanelikud kuulajad mäletavad, et DJI droonist rääkisime. Ja Glen, minu arust sa juba reetsid meie kuulajatele, et sa tellisid selle ära. Ma siis ei olnud seda tellinud ära. Ma olin seda tellimas ja see jõudis kohale valguskiirusel. Kas ta lendas sinuni läbi õhu? No, ma peaks ilmselt kiitma siin hoopis DHL-i täiesti, kui te meid kuulate, siis nii tulebki pakke kohale tuua. Ehk et ma tellisin vist selle drooni, kus ma ei mäleta praegu päevi, vist teisib hommikul ja siis kolmapäeval öeldi, et ma võiks selle paki automaadist ära võtta. Ja see tuli ju, täpsustame siis mitte kusagilt minu kõrvalt keldripoest. See tuli ikkagi ju ikkagi suhteliselt kaugelt, nii et ta ilmselgelt pidi lendama siia. Ja muide, mõned päevad peale seda teadet, kui DHL ütles, et kas ma ei tahaks oma droonile tulla paki automaadist järgi. Mõned päevad peale seda saatis DJI mulle teate, et minu drooni tellimuse käitlemine on nende laos nüüd menetletud. Ja saatis. Tellisid nagu DJI enda lehelt, mitte siis Amazonist. Nende ladu on aeglasem kui nende droonid või kulla. Ehk ma tellisin täitsa ametlikult DJI lehelt, nad pakuvad ju tasuta muide transpordi, et ma ei maksnud selle päevase tellimuse eest mitte midagi, see on kõik 0 eurot. Aga lihtsalt DJI teavitus, et ma võiks oma drooni nüüd hakata ootama, saabus mulle paar päeva hiljem kui droon ise ja muide siis läks veel mingi tunnike mööda ja siis saabus DJI teavitus, et meie süsteemide järgi olete te oma drooni juba kätte saanud, aga kui ei ole, siis kohe umbes saadame uue, kui te siia vajutate. Kus riigis see ladu neil on, kus see tuleb, nägid seda või? Ma arvan, et see on Holland, et neil kõik need teeninduskeskused, need on küll Holland, nii et suure tõenäosusega see sealt tuleb jah. Ütleme, droonist jõuab veel võib-olla ka rääkida, aga kui veel nüüd ette veel rääkida. Suurem uudis on see kullerteenus. Suurem kullerteenus, et tegelikult see
kuidas iseenesest on see nagu kuidagi nagu pahatahtlik isegi, kas siis heas või halvas mõttes, et DJI-l on ju igal pool poed ka. Meil on siin tore droonipood keset linna, kust saab minna ostma ju droone. Aga kui DJI ise toob sul selle drooni niimoodi kohale, ütleb, et sul on 2 nädalat tagastamisõigust, transpordi eest raha ei küsi ja samal ajal veel lokaalsed edasimüüjad pole drooni kätte saanud. See tegelikult on ju natuke selline, see on nagu, ma ei tea, kas kuritahtlik või ma ei oskagi sõna leida, eks ole. Et selles mõttes, et ma tahan seda drooni kohe saada. Ma lõpuks ei tahagi üldse mõelda, kas mingi kohalik kaupmees nende droonidega siin jändab või mitte. See on ju minu jaoks palju mugavam. Panna see droon sealt ostukorvi, saada see muide kohe kätte ja see suhtlus firmaga on ka niivõrd toimiv, et mitte ei tahaks nüüd jälle öelda, et kohalikel tegijatel võib-olla ei ole nii toimib. Aga mul on kuidagi mulje jäänud, et Eesti e-kaubanduses on selle koha peal natuke arenguruumi just nagu sellise, et kas klient tunneb, et temaga tegeldakse, eks ole, et sealt poolt, tõsi, DJI saatis mulle küll mõne päeva hiljem oma selle, nii et minuga tegeldakse, droon oli juba ennem kohal. See on väga huvitav teema muidugi, natuke läheb DJI droonist eemale, aga kas sa ostes DJI lehelt seda drooni, saad kaasa ka, ütleme, sellise järeltoe nagu Eesti tasimüüjalt ostes ja 2-aastase garantii või tagastus? Ja, ikka saad jah, sest tegelikult ega DJI puhul ju üldse tegelikult hingerahu ja lendamisrahu annab sulle see nende selline tasuline garantii või hooldusteenus, kuidas me siis seda kutsume, DJI Care. Ja selle eest tuleb küll täiendavalt maksta, see on nagu eraldi toode, eks, et kui ma nüüd seda omale ei osta, siis tõsi jah, kui ma nüüd selle drooni lennutan puu otsa või ära uputan või ta mul üldse ära lendab, siis on lugu põhimõtteliselt nagu mõnes mõttes paha, et siis ma pean suhtlema siit, ma võin loomulikult suhelda ka siit otse siis selle DJI hoolduskeskusega, aga siis ei tea keegi, kui pikalt see droon siis edasi-tagasi lendab ja nii edasi. Aga kui sa ostad omale siis selle DJI Care paketi, mida nad pakuvad siis kõikidele toodetele ja hinnaklassid on siis võrdelises sõltuvuses selle drooni hinnaga, siis selle raames on seal nüüd väikses kirjas neid tekste palju, aga nad tagavad sulle, kui ma ei eksi, kas 2 asendust ja siis mingisuguse hüperkiire remondi, kui vaja on ja ühesõnaga, et sa oled nagu kaetud, et sa ei pea nüüd muretsema, et su droon tõesti ära kaob, siis sa ei vähemalt ei kaota kogu seda drooni raha ja kui mingi jama on, nad teevad sellega ruttu korda, et näiteks selle Neo puhul siis Care'i aastane pakkumine on 22 eurot ja 2-aastane, kui ma ei eksi, kas oli vist 38 või 36. Nii et igal juhul see on nagu mõistlik võtta ja kui sa võtad selle drooni sealt nende ametlikust esindusest, see ei jää nagu mitte millestki ilma, pigem vastupidi. No võib-olla jah, selles naljakas uudis on ju, et kui te tahate drooni osta ja tahate teenust saada, järelteenust, siis sealt saate ja ongi kõik, aga inimesed just tahavad drooniga lennata, mitte ainult hooldust ja teenust, nii et võib-olla lähme siis selle juurde, mida see Neo üldse erinev on sellest, kuidas DJI on ju varasmatel aastatel tulnud nagu mööda trepiastmeid pidi oma professionaalse tehnikaga tavatarbijatele lähemale, teinud oma igasuguste Mavicutega ja minidega igaühele selle drooniga ägeda lendamise kättesaadavaks ja mugavaks. Mis siis veel nüüd? Mida neil veel teha on? No jot, see ongi see väga võib-olla hästi kokkuvõtvalt, et ega DJI tõesti alustas ju selliste keskmistes klassis droonid või keskmises suuruses droonidega ja sealt pigem siis dimensioneeriti natukene allapoole ja päris palju ülespoole. DJI ju mingid aastad tagasi alles pistis siis nina ja käega sinna nagu FPV lendamisklassi, mis on siis need prillidega juhitavad, kuidas neid siin meil igat moodi nimetatakse, rallidroonid või nii-öelda need droonid, millega siis kihutatakse rohkem ringi ja ei ole nüüd sellist kunstilist kino tegemise plaani, eks ole, et tegelikult nüüd see uus droon siis Neo omamoodi ka ikkagi liigituks nagu sinna FPV droonide maailma, aga tegelikult on ta ka siis täiesti autonoomne selline taskudroon ehk tema võib-olla võlu ongi selles, et ta turundatakse nagu jah, pigem praegu sellised, ta on täitsa mobiiltelefoni vaba, ta on täitsa kontrolleri vaba, kui sa tahad, ta teeb asju, aga teistpidi on tal tagataskus sellel droonil ka DJI selliseid tuntud omadusi väga palju ja sa saad ta puldiga ühendada ja sa saad ka ta ühendada nende DJI uute FPV prillidega, Goggles 3-ga ja siis ka selle FPV kontrolleriga või selle motion kontrolleriga. Nii et tegelikult ta transformeerub ka vajadusel siis
täiesti selliseks laisa inimese või algaja FPV drooniks, millega ringi kihutada, kui sul need asjad on olemas. Et noh, DJI nagu tugevus, see ongi see, et neil on nii kõva selline ökosüsteem juba olemas nendest asjadest ja nad panid sinna lihtsalt nagu ühe klotsi juurde. Ja noh, see droon nüüd üksi on päris äge, aga ta sobib veel kokku nende DJI teiste ägedate asjadega ka. Ja sina oled sellega siis nii-öelda teinud päris elu katsed läbi, oled juba siin meie hilissuvises, varasügiseses õues lennanud, tuules. Tuules olen lennanud ja ta peaks vist tuult taluma, kui ma eksi, oli vist 8 meetrit sekundis on see nii-öelda tuule resistants oli vist klass 4, et ta ei ole siis jah nagu see kõigem, aga sellegipoolest noh, ei päris tuulevaikust ei pea ootama, aga võid ikkagi sellise, kuidas ma ütlen, kergemat sorti tuulega võid lennata, pole hullu. Noh, vihmaga on vist ikkagi nii, et pigem vihmaga tahavad kõik inimesed olla toas koos drooniga, on ju, aga jaa, ma võtsin ta karbist välja ja küll siis tellisin, teda on saadaval 2 variandis, eks. Teda on saadaval siis nii-öelda ainult drooni versioon, mis on siis see maagiline hinnapiir 200 €, väga odav. Vähemalt noh, sellise klassi andurite, sensorite ja võimekusega drooni kohta. Ja siis, kui sa tahad ikkagi... Nii? Kui sa 200 € mudeli võtab, mis on see baas tase, millega sa siis seda juhid? Seal ju kontrollerit ei ole. Sa saad ainult drooni. Siis on 200 € on drooni aku ja ongi kõik USB juhemist ka. Nii aga seda on ta juhitav siis mingi telefoni äpi kaudu? Ta on jah, et võib-olla kui siis tõesti sellest paar sõna rääkidagi, ta on juhitav siis sellisel kujul ilma telefonita ja telefoniga. Ehk et tegelikult sul ei ole vaja telefoni, sa lihtsalt lülitad ta sisse ja kui sa oled ta sisse lülitanud, siis seal peal on sellised tulukesed, piktogrammid ja isegi kui sa neid ei taha vaadata, siis sa vajutad siit pealt nuppu ja siis selline hääl ütleb. Follow, drone, circle, fly, rocket, spotlight, direction track. Vot sellised režiimid ja see hääl siis ütleb, mis sul on parajasti valitud ja kui sa oled valinud siit näiteks režiimi follow, siis ei olegi nüüd muud, kui hoiad seda sama nuppu all. Droon on siis kätte sirutatud või ette sirutatud käe peal, peab sind nägema. Ta ütleb seal, et nüüd ta tõuseb õhku, loeb numbreid 3, 2, 1 ja supsti siis ta hõljub seal õhus ja nüüd ta hakkabki sind järgima ja siis sa võid siis ringi kõndida ja joosta ja siis ta muudkui tuleb sulle järgi ja noh, tore on see, ta tuleb ka järgi. Noh, ta ei tule nii-öelda otse järgi, vaid ta järgib sinu trajektoori, mis on muide väga oluline lisada, et kui sa näiteks kuskil tiheda okste asustusega metsas jooksed, siis ta teeb samasugused nurgad läbi, ehk et ta tuleb nende okste vahelt ja see on üllatavalt hästi. Et see ei ole niimoodi, et sa nagu natuke keerad juba sinna nurga taha ja siis droon vaatab, et mis ma siin seda kaart teen, et lõikan otse järgi ja siis ta ju lendaks kohe kusagil okstesse. Nii et ta järgib tõesti üllatavalt hästi, sa saad seda natukene konfigureerida küll äpis telefoniga, kui me selleni jõuame, et noh, kui kõrgelt ta lendab, kui kaugelt ta lendab. Aga põhimõtteliselt, kui sa ta nüüd ilma telefonit kätte võtad, on kõik need asjad sul keskmised, siis ta lendab sul järgi. Kui sa nüüd rohkem enam ei taha, et ta lendaks, ta hakkab muide siis ka kohe filmima, eks ole, teeb sinust siis videot. Kuidas peatad teda siis? Jääd seisma, siis ta jääb ju seisma, ega ta sulle, no ta ei taha sinu lähedusse otseselt sattuda, aga kui sa lähed talle siis rahulikult lähemale ja ajad käe talle jälle põhja alla, siis ta maandub sulle kohe käe peale. Ja ta maandub nagu tõesti hästi ruttu ja minu jaoks see funktsioon töötas küll nagu väga-väga töökindlalt, et nii kui selle käe tal kõhu alla ajad, nii ta ka kohe lupsti sinna maandub ja ongi tema missioon läbi, et sa valid sealt pealt siis, kui sa tahad midagi muud saada, noh siin kõik, mis ma ette lugesin, on siis need erinevad sellised drooni, erinevad lennurežiimid. Drooni on siis see, et tõuseb sinust eemale natukene, kerkib, teeb pisikese videoklipi või siis see circle teeb ringi ümber sinu. Et need kõik siis teevad sellise pisikese videoklipi. Noh, see töötabki ime hästi ilma igasuguse telefonita. Nii et sa ei pea selleks üldse telefoni siis tarbima, see droon on sul taskus. Tahad siis juhtumisi, ma ei tea, kui natuke ennast dokumenteerida või teha kuidagi koos oma kaaslasega romantilise päikseloojangu sellise videokese, kus te olete siis rannikuäärsel ja droon teeb ringi ümber, siis ta ka seda kohe teeb ja ta teeb seda tõesti hästi ja toimivalt. Aga kui sa võtad nüüd... Ma tahan lihtsalt öelda vahel, et see on ikkagi... Nii? Ma olen ikka nagu natuke sõnatu, sest et kui ma lihtsalt turundusvideot vaataks, siis ma võib-olla ei usuks, aga kuna sa ise nüüd seda siin proovisid ja jagasid ka mõndasid videosid, siis see on ikkagi väga võimas, et kuidas öelda,
kõige suurem läbimurre mõnikord mingite tehniliste väljakutsete on, kui asjad lihtsalt töötavad. Sa ei pea mudima ja konfigureerima ja seadistama, vaid lihtsalt töötab, et see on võimas. Jah, ta lihtsalt töötab. Muidugi seal juures on ta nagu piisavalt muidugi rumal, et selle hinna sees ei ole tal siis neid sensoreid, mis vaataksid takistusi. Et kui sa neid igasuguseid ringi ja droonisid ja muid asju teed, sa pead ikkagi ise veenduma, et see ainult ei ole kuskil nii kitsas kohas, et seda ei õnnestu teha. Aga teistpidi, kui sa kusagil seal metsa peal ringi jooksed, kuna see droon on igalt poolt, need tiivikud on kaitstud, et nad on selliste puuride sees, siis tegelikult viga ei saa seal keegi ja ta on ikkagi üllatavalt lollikindel, et nii-öelda katki minemiseks pead sa ikkagi nagu natukene pingutama. Nii et selles mõttes DJI-l on ju loomulikult suurematel droonidel seda takistusi tuvastavat tarkust küll ja veel, aga ilmselt see ongi nüüd see koht, et mida siis selle hinnaklassi ja sellise kaaluklassi ja kõige kohta saab panna, et siin droonis siis neid veel ei ole, iseenesest ju võiks olla. Ja muide tal on ka hääljuhtimine, mis on ka muidugi päris naljakas, aga üllatavalt toimiv. Ehk et kui sa nagu äpist oled öelnud, et palun, et kuula häält, siis kui sa ütled hey fly, siis see äpp kohe reageerib ja tuleb selline nagu ikka assistendi prompt lahti ja siis sinna sa võid siis sõnastada, et tee minust drooni näiteks 6-meetrine, siis ta teeb siis selle 6-meetrise ja sa ei pea mitte midagi muud tegema, kui lihtsalt ootad, kuni ta selle ära teeb. Või kui ta sind järgib, sa võid ka sealt äppis siis mobiili vahendusel öelda, et palun lenda lähemale või lenda kaugemale või eks ole, inglise keeles lenda madalamale, lenda kõrgemale. Mis ta teeb seda, ehk et sina räägid sinna telefoni, siis sa ei pea nagu selleks vaatama telefoni ekraani, vaid lihtsalt räägid ja see ka kõik töötas nagu üllatavalt hästi. Ja veel äpi puhul, mis ka on päris huvitav nagu funktsionaalsuseks, kui sa nüüd oled selline veelogija, kes tahab ennast ja maailma peale jätta ja samal ajal juttu rääkida ka, kui ta siis selle drooniga jalutab, siis see droon tegelikult teeb üsna sellist kimalas häält, eks ole, ta on ikkagi pisike ja ta piniseb suhteliselt kõvasti. Ja selleks, et siis see hääl sul ilma pininata oleks, tuleb jälle appi AI, mis siis roogib sealt kõik tausta ja selle pinina välja. Et tegelikult, kui sa nüüd tõstad selle drooni omale nina alla ja hakkad nüüd rääkima, et vaadake, millises suurepärases asukohas ma parajasti viibin ja milline on vaade ja kõik on minu ümber vaikne, siis see ka täpselt nii on, sest see jutt salvestubki nii, et kõik on teie ümber vaikne, et seda pininat enam ei ole. Ehk et sa saad siis nii-öelda endast teha videot, rääkimas, droon rahulikult jälgib sind ja sa võid siis rääkida kaamerasse täpselt nii, nagu oleks sul operaator, kes siis ei pinise. See ka toimib täiesti hästi. Natuke küll on sellist keemilist varjundit selle häälel juures, aga sellest pininast pole jälgigi. No see kõlab ka väga ägedalt, see lisandus on ju. Mul meenub, mõned aastad tagasi oli üks startup Ameerikas, kes lubas, et nemad lahendavad selle autonoomse drooni ära just täpselt samasuguseks kasutusjuhuks, nagu et sa tahad nii-öelda selfie videot ja Skydio või midagi sellist oli see droonifirma. Oli jah. Mis see nagu läbimurret ei tulnudki. Ja siin nagu hea näide selle kohta, kuidas on see suur Hiina gigant ja teeb innovatsiooni ja see, mis on täpselt sellise hinnataseme juures ka veel, et sa 200 euro eest, et sellise autonoomselt lihtsalt toimiva asja. Sa mainisid korra seda, et tal ei ole need kõiki sensoreid, mis aitaks kokkupõrkeid vältida, kas sa katsetuste puhul on mingid põrkeid vastu oksa või puudu midagi, kas ta siis nagu... Ükskord lihtsalt aku tühines piisavalt ära, siin laps parajasti proovis mingid FPV lendamist esimest katset teha ja siis ta hakkas ise koju tulema ja siis ta muidugi arvas, et nüüd tuleb kõrgele tõusta, sest see oli mulle pandud suhteliselt kõrge see koju tõusmise kõrgus ja siis ta ka bookstesse lendas ja sealt ta tegelikult isegi ei kukkunud alla, vaid ta kuidagi üritas siis ennast ise tasakaalustada ja ikkagi maandus. Nii et jah, ma niimoodi nimme nüüd ei proovinud, et kui kiiresti ma võin taga vastu seina lennata, aga muidugi kui nüüd võib-olla veel rääkida sellest, mis siis võib-olla ei ole nii tore, et ta ei ole nüüd tõesti selline ülikiire droon, olgugi et tal maksimaalne kiirus tegelikult see on ka nii keeruline ja detailne jutt, et maksimaalne kiirus, kui ta on selles nii-öelda täismanuaalses režiimis, kus ta muidugi ei ole niimoodi kunagi, kui sa ta nüüd ostad selle komplektina, kus muud midagi ei ole, kontrollereid ei ole, siis tema kiirus on tegelikult suhteliselt tagasihoidlik seal võib-olla 15-20 kilomeetrit tunnis, kui sa teda nüüd mobiiliga juhid. Nii et sinu jälgimisel või siis ütleme kui ta on nendes režiimides, kus ta siis sulle järgi lendab,
siis ta tegelikult kahjuks ei lenda sulle järgi, kui sa 100-ga kihutad juba jutumärkides, et tema maksimaalne jälgimiskiirus tundub olevat umbes 20 kilomeetrit tunnis. Mis mõnes mõttes on nagu natuke siuke pettumus, et ma just mõtlesin, et noh, et suusareisile võtaks ju kohe kaasa ja siis vaataks, kuidas mäest alla sõitmine drooniga koos õnnestub. Aga noh, ilmselgelt väga ei õnnestu, kui sa just, ma ei teagi, mingit väga lauget mäge ei proovi siis sõita, sest noh, 20 kilomeetrit tunnis no väga kiire ei ole. Nii et noh, jalutades, sörkides on see okei. Aga kui sa jah, jutumisi nüüd ilmselt suusatad või sõidad jalgrattaga või mingite muude rattalistega, noh siis jääb ta ilmselgelt maha. Et see on see koht, kus siis võib-olla konkurendid, kes täna ka sarnaseid tooteid teevad, seal on neil nagu võib-olla edumaa, et DJI millegipärast seda ei ole sellele droonile, seda kiiruse poolt nagu ei ole nii üles kruvinud. Olgugi, et see droon tegelikult, nagu ma siis siin jutu alguses ka ütlesin, ma tahaks seda kindlasti nagu rõhutada, ütleme minu jaoks võib-olla põhjus, miks ma ta üldse omal tellisin, ei olnudki nüüd nii väga see, et ma siis kogu aeg tõstan ta õhku igal sammul ja siis ta hakkab mind kogu aeg filmima, et mul tegelikult nagu seda vajadust ei ole, et keegi mind kogu aeg filmiks. See on loomulikult lihtsalt äge ja tore. Aga just mulle meeldis see, et ta ühildub selle DJI FPV süsteemiga ehk et selle drooniga sobituvad siis kokku need Goggles 3 prillid ja kõik need kontrollerid, nii tavaline pult kui siis see motion controller, mis tegelikult tulid välja siis koos Avata 2-ga, mis on siis selline DJI vähe suurem ja asisem FPV droon. Tegelikult see pisikene putukas ka ühildub väga hästi sellega ja sellega saab lennata seda FPV lendu nagu midagi noh, palju vähem kartmata, ütleme nii, kui nad on nii pisikene, siis vabalt võib ka ju toas lennata, eks ole, et rääkimata siis õues lendamisest ja noh, kui sa ei taha siis noh, nii palju riskida või inimesi ärritada, olgu, et ta teeb nüüd hääle mõttes kõvemat häält, isegi kui Avata 2, aga noh, kuna ta on lihtsalt nii palju väiksem, siis on vähemalt sellisel algajal FPV lenduril sellega niivõrd äge lennata, ehk et see pool on seal juures nagu noh, täiesti oluline boonus, noh muidu ilmselt ma ei olekski seda sinna nii-öelda ostukorvi pannud ja see pool ka töötab nagu erakordselt hästi. Ma olen täiesti üllatunud, kui hästi see noh, kõik see ühenduvus, ma ei pea isegi nagu mõtlema selle peale, et ma alguses nagu tekkis kahtlus, et näed, kas ma pean neid kogu aeg nagu ühendama, et noh, ma ühendan näiteks täna oma asjad siin telefoniga selle Neo külge või noh, Neo telefoni külge, siis võib-olla ei ühenda kusagile külge, siis tahan ühendada nende Gogglesite külge, mingi teise puldi külge ja ma ei pea kunagi selleks nagu eraldi midagi paaritama, või ma lihtsalt lülitan need asjad sisse ja nad kõik omavahel kohe hopsti hakkavad tööle ja töötavadki. Et see, noh, et kas ma ühendan täna drooni mobiiliga, selle Neo, eks ole, või puldiga, siis see kõik töötab ilma mingisuguse nii-öelda jahmerdamisega. Tõsi, esmasel seadistamisel küll tuli natukene jahmerdada ja see jahmerdamine oli siis tarkvara uuendus, et tegelikult noh, kõik need komponendid tuli ära uuendada, ka need Goggles 3, sest et need ei teadnud veel Neost midagi, sinna tuli ka uus tarkvara siis sisse laadida ja see oli siuke kohati konarlik, et mingil hetkel ta ütles, et tee ikka restart, et see ei õnnestu ja sul peab natuke olema kannatust, aga kui sa kõik selle nikerdamise nagu ära teed, siis see kõik töötab. Ja noh, kui sa nüüd ostad selle drooni, siis seal on 2 komplektsust, täna 200 on siis ainult droonaku. Et kui sa ikkagi tahad nagu natuke rohkem saada asja, no siis ma küll soovitaks võtta, panna see 100+ eurot veel juurde ja see on see Fly More kombo, mille eest sa saad siis tegelikult lisaks 3 akut või noh, 2 akut lisaks, kokku 3, pluss siis laadimistoki, kus need 3 akut lähevad sisse. See on ka selline pisikene karbikene ja see pisikene karbikene veel on selles mõttes eriti tore, et see toimib ka akupakina teistpidi. Noh, see kehtib ka nüüd DJI teiste selliste karbikeste ja laadijate kohta, aga see on nendest kõige pisem, nii et tegelikult siin on USB pesa ja sa võid selle lihtsalt võtta kaasa ja pista omale kotti ja siis saad laadida sellest kõiki teisi seadmeid nende samade drooni akudega, et selline tore lisafunktsionaalsus ja pluss saad siis ka puldi. See siis omakorda lisab talle veel sellise noh, nagu niisugune tavalise pildistamisdrooni lennu omadused, et mitte siis päris nagu seda FPV võimekust, aga noh, kui sul nüüd juhtumisi on olemas siis veel jah, või sa ostad lisaks selle Goggles 3 ja sealt siis kas motion controlleri või FPV puldi, siis sa saad tegelikult seda drooni lennutada siis täiesti manuaalrežiimis. See täiesti manuaalrežiim tähendab, et siis kõik need noh, nagu kallaku takistused on välja lülitatud või need automaatika ehk et siis täpselt nii nagu sa puldi kange liigutad, täpselt nii droon lendab, sa võid teha surmasõlmi, igasuguseid muud asju ja siis on see kiirus ligi 50 kilomeetrit tunnis. Nii et siis on see droon pisut parem. See on pisut parem jah, et see on siis täis manuaalsena, kui sul on siis see FPV nagu pult
kaameraid ka seal juures. Nii et ühesõnaga see pikk jutt kõik võib-olla kokkuvõtte ongi nii, et DJI on tegelikult nagu hämmastavalt hästi ära tabanud, et tal on nii palju olemas sellist know-how'd, seadmeid, kogemust ja kogu see süsteem on nii suur, et ei olegi muud kui sinna jälle lihtsalt üks nagu klotsikene juurde panna ja võtta siis ka väga palju ägedat just kallimatelt droonidelt. Noh, üks asi, mis jäigi veel mainimata, üks lennu ulatus, et kui sa nüüd ostad siis selle puldiga versiooni, siis tegelikult kasutab seesama protokolli, seesama süsteem. Neo, kus selle puldiga kasutab sama protokolli nagu DJI kallimad droonid, see on see Oculus Sync 4 ja selle teoreetiline edastuskaugus on 10 kilomeetrit. No, mis tundub nagu täitsa jabur, et pisikene putukas ja siis öeldakse, et 10 kilomeetrit. See muidugi praktikas nüüd ei tähenda, et sa tohiks ja peaks taga nii kaugele lendama, aga no põhimõtteliselt see võimekus on sama hea kui siis suurematel droonidel ja see on siis kui sul on pult, eks ole, et kui sa nüüd ühendad selle telefoni või drooni oma telefoni külge, siis ta ühendub ainult läbi Wi-Fi. Ja siis muidugi on see mõned 10 meetrid, et siis kilomeetritest me ei räägi. Et see siis droon nii-öelda jutumärk siis vaatab, et kui sul on see pult olemas, siis ta ühendab puldi külge, telefon läheb samamoodi puldi külge ja siis on sul kangid ja need nupud, saad siis teda juhtida nagu tavalist drooni. Ja pildi kvaliteet on ka võib-olla asi, kui see on nüüd kellegi jaoks oluline, eks ole, et kui kasutad FPV lendamiseks, siis sa niikuinii ei tee sellist kunstilist pilti, et ma nagu selle koha pealt ei takerduks ja detailidesse, aga teistpidi jah, kui sa tahad nüüd saada sellist super kvaliteediga videot, siis sensor on seal pooletolline, teeb 4K 30 kaadrit sekundist, teravust on pildis küll, teravust on liiga palju, see tuleks seadetest ausalt maha keerata, siis läheb pilt nagu mõnevõrra sõbralikumaks. Aga mida sa siis ei saa, on see, et ei saa RAW fotosid salvestada ja ei saa siis video värviprofiilidest võtta siis seda nagu log profiile, et siis pärast koloreerida, et selle peale seal justkui pole mõeldud. See võib-olla ongi selle hinnaklassi jaoks. Jah, et seda asjaga ei ole, et ta ei ole kindlasti jah, nüüd sa lähed nüüd selle drooniga hakkad tegema tervet suurt mängufilmi, aga iseenesest see pildi kvaliteet kui selline, ma ütleks nagu täiesti okei. Ja veel kord selleks tarbeks, et lihtsalt nagu FPV lendu teha küll ja veel, sest see ühenduskvaliteet nende Googles 3-dega on niivõrd teisest klassist võrreldes siis analoog ühendusega selliste klassikaliste FPV droonide vahel, aga loomulikult seal on siuke väike latency, eks ole, et seda küll selline pühapäevalendur ilmselt ei taju, aga selge see, et kui on keegi, kes ikkagi teeb piruette selle FPV tavalise drooniga, siis selle jaoks on see kahtlemata lahja, aga ta on just nagu hea sellise inimese jaoks, kes ei ole nagu nii iga päev ei lenda hommikust õhtuni, aga tahab seda ka proovida. Nii et see droon teeb nii palju asju hästi, et ma ikkagi olen pehmelt öeldes väga, väga vaimustunud, et lennuaeg on ka täitsa okei, et 15 minutit lendab ta selle ühe akuga minu arvates küll ära. Selle eest, kui sa nüüd ostad selle komplektsusena, kui sa nüüd ei lenda mingit FPV-d, eks ole, et ega siis sa taga ju järjest ei lendagi, et kui sa tõesti tahad, et ta sind jälgiks või teeks seal sinust mingit droonisid või midagi, siis seal piisab ju 10-15, et mitte öelda 20 sellisest eraldi programmist, mis ta selle ühe akuga jõuab lõdvalt ära teha, et ei saa ka selle aku kohta öelda midagi halba. Ja seesama pisikene klotsike, mis siis akupangaks transformeerub, seega esmakordselt muide siis DJI ajaloos laeb akusid korraga, et need akud on ilmselt nii palju väiksed, et siis selline 60-vattine laadija suudab seda teha. Muidu oli nii, et akud laetakse alati nagu teineteise järgi, et kui sa olid selline droonilennutes, isegi kui sa teadsid, panid oma DJI akud laadima, siis nii-öelda plokklaadija, kui see mitu oli, lihtsalt võttis ühe aku laadis täis, võttis järgmise aku laadis täis. Selle puhul toimub see nagu korraga, nii et ma vaatasin siin ka, et sellise võimsama toiteplokiga tõesti tunniga tiksuvad need 3 akut praktiliselt täis, et mitte öelda täiesti täis. Väga hea ülevaade ja tõesti põnevad on need asjad, mis teevad ägedaid asju, ägedaid võimeid ja samas ei maksa hingehinda, et see on see põhiline innovatsioon, kuidas teha kõigile kättesaadavaks. Kui asju panna juurde, siis ikka hakkab raha kuluma, eks ole, sest need Googles 3, millest ma rääkisin, vist eraldi seal juba mingi 600-700 euro kandis, eks ole, ja nii edasi, et võtad siit rohkem akusid ja mingid pulte. Aga sa saad sellest ka kõvasti lisa, et võib-olla pigem tasuks täna selle drooni peale mõeldes, natuke mõeldagi ette, et kas sa tahad, miks sa tahad ja mõeldagi, et võib-olla siis juba kohe võtta kas mingid komplekte või midagi veel, eks ole, sest jah, täna selle 200 euro sa saad siis puhtalt
drooni, teeb sul käest neid asju, nagu ta siis teeb ja ühenduvuse siis mobiiliga, et siis sul mingitest kilomeetritest juttu pole. Aga mobiiliekraanilt saab seda ka muide käsitsi niivõrd kuivõrd juhtida, et kui keegi tahab seal sellist algset juhtimist kogemust saada, on see täitsa toimiv, aga lihtsalt kui sa ostad eraldi pärast juurde akusid, pulte ja neid laadijaid, siis juba läheb sul kokku rohkem raha, kui sa oleks ostnud kohe selle Fly More komplekti, et see lihtsalt ei ole nagu mõistlik, nii et selles mõttes tasub nagu mõelda, et võib-olla kulutad juba kohe natuke rohkem, aga samas sellise vidinana ta töötab ka sellise miinimumkonfiguratsioonina täpselt nii hästi nagu võid arvata. No nii, väga hea, DJI Neo, sügis on käes, drooni lennutamiseks ilus aeg. Vaatame siis oma saatega edasi. Meil on veel eelmisest nädalast ju suur telefoni uudis, aga võib-olla ma vahele poetan siin paar lauset teemadest, mida me võib-olla ei jõua katta, võib-olla mõnes järgmises saates, aga kellel on kodus IKEA nutikodukeskus Dirigeera, siis see on saanud vahepeal põneva uuenduse. Mätteri sillana toimib, nagu ma ütlen, võib-olla mõni järgmine saade räägime sellest nutikodu teemast põhjalikumalt, võib-olla ka turvanurga alt. Ja siin oli veel uudiseid, aga ikkagi nädal algas esmaspäevaga ja Apple tõi välja oma uued telefonid, iPhone'id. No see on nüüd see koht, kus sina, Hans, pead siis võtma jämeda otse enda kätte, sest sa oled ikkagi ju... No seal ei ole midagi... iPhone fänn või? Kas fänn on õige? Tahtsin Hansu käest küsida, kui meie ainsa iPhone'i kasutajana, kas sulle tundus ka, et see aasta oli kuidagi eriti igav ja eriti vähe räägiti sellest. Välja arvatud see, et Apple leiutas lõpuks ometi kaameranuppu, mis hoolimata sellest, et Sonyl on see juba 10 aastat olemas olnud. Ma ei tea, kas 10 aastat, minu arust mul tuli meelde 30 aastat veel, kui tulid seebikarbid ja digiseebikad, siis seal oli see 2-astmeline päästik on see põhiline. Pool aastat fokusseerib ja siis võetud lõpuni need pildi, et Apple'i see uue iPhone 16 on siis uus nupp ka peale selle, et on nagu nii-öelda see action nupp, millega saab programmeerida igasugu äppe panema ja igasugu sinu enda soovitud tegusid, siis see on just spetsiaalne kaameranupp. Aga tõesti, siin on nagu piinlik on nagu midagi nüüd edasi öelda, et mis siis edasi, et kaameranupp, millega teha see selleks. Aga võib-olla huvitav osa on see, mida meie ei saa. Et iPhone 16 on see Ameerika versioon ja siis on see Euroopa versioon, kus ei ole seda AI tarkust. Ja see ka isegi see kaameranupp muide jääb siis poolikuks, et kaameranupul on ka nagu Samsung ja teised ka teevad ja Google Pixel, et see visuaalne mingi tuvastus AI põhine, et see on kõik selle nupu kaudu. Aga nagu öeldud, suur uudis on selles, et Apple Intelligence on väljas ja Euroopa me võime sellest suu puhtaks pühkida. No jah, see on see sama uudis, et pigem selles valguses võiks täna siis hoopis küsida, et tõesti, kui uut telefoni osta, et kas on siis nüüd mõistlik maksta see, mis iganes see hinnavahe on, 150 või paarsada eurot rohkem ja osta uus või siis pigem osta täna 15, mille hind peaks olema nüüd ju kukkunud natukene. Mis on, selles mõttes on alati, see eelmise aasta iPhone on alati mõistlik ost septembris, sest et tõesti iPhone 15 hinnad hakkavad siin Eestis nüüd veel vist 800 ringist, mis on väga normaalne võib-olla, aga ta on nagu selliseid igavaid, aga kasulikke uuenduse nagu 16 saanud. Aku kestab 2 tundi kauem. Natuke maht suurenenud, natuke efektiivsemaks läinud, sest seal on see uus 3 nanomeetrine eriti kõige vingem siis A18 kiip ja eks ta on käib säästlikult ümber see energiaga. Ja tegelikult on need suuremad mudelid läinud ka suuremaks, siis räägime nendest, mis on 16 Pro ja Pro Max, et need on tsipakene suuremaks läinud, siis kõige suurem on Pro Max lausa peaaegu $7. Ma mäletan omal ajal, kui tulid nutitelefonid, siis tahvlid, siis oli 7-tolline Delli selline labidas. Ja pisut on kaamerad muutunud ja kõik see, aga tõeline huvitav ja äge oleks ikkagi nüüd uurida ja võrrelda, kui palju targem ja iga päeva praktikas toimivam on see Apple Intelligence, mis lubab siis seal on nii see Siri on targem, kui ka integratsioon ChatGPT-ga loomuliku keele esitamisel, mõistmisel ja küsimustele vastamisel, pluss siis see personaliseeritus, et sa lubad sellel AI-l Apple Intelligence'il oma andmetes sobrada ja sulle personaalsed vastused leida ilma, et siis keegi kuskilt kolmandast kohast neid analüüsiks. See on nagu see põnev osa, millest siis meil ei ole siin midagi teha.
siin selle koha pealt on siis täna Google'il kahtlemata kerge eduseis, sest Gemini'd ei ole ju keegi sellisel kujul ära keelanud ja Gemini ju uutes pikslites nüüd möllab ja ka saab ju ligipääsu sinu postkastidele ja mujale, aga jah, pigem me siin paar aastat tagasi, kui me pikalt sellest Gemini võimekusest ju rääkisime, ma olen nüüd siin ka kasutades just proovinud mõelda, et kui palju ma nagu reaalses elus seda nüüd tarbiks, et palun vaata üle minu kirjad ja siis saada sealt mõned viisakalt vastusena mingile pikale lainele või vastupidi, et ega ma nagu ei kipu seda küll palju tegema, et ma lihtsalt nagu proovisingi ennast panna sellisesse olukorda, et kuidas ma seda tarbiks, et see kehtib selle Apple Intelligence'i kohta ju ka mingil määral, et võib-olla kui ta tõesti ongi nii palju seda tarkust saanud kuidagi juurde, et sagi avastad ennast siis mingitel hetkedel, et see koht, kus sa siis nüüd võtsid telefoni kätte ja hakkasid ise kusid otsima, et siis sa nagu ütleks, aga täna kuidagi, ma ei saaks öelda, et ma minu segase jutu mõte on, et ma ei saaks öelda, et ma nagu kasutaks seda ülemäära palju, seda just nagu sellist AI poolt, aga samas on ikkagi olukordi küll, kus ma olen nagu avastanud, et ma võin küsida, et tee midagi või ava mingi äpp või siis ta on selleks võimeline ja tõesti, mida rohkem on sellel assistendil ikkagi nagu võimu sinu seadmete üle, seda parem ta kasutamise mõttes on. Jah, okei, privaatsuse mõttes võime nüüd küll siin väristada lõuga, et kas need andmed kuskile lähevad, aga kui see assistent sinu asju teab ja oskab nendes ringi käia, siis see on kahtlemata äge. Aga Eesti puhul veel kord, et kuidas see eesti keel hakkab siin üldse olema, kui ta ka kunagi Euroopasse jõuab. See on nüüd täitsa jälle järgmine samm ja võib-olla ka Google isegi midagi siin lahendab, sest tegelikult on ju mõlemal mudelil eesti keele oskus justkui olemas, aga kuidagi integreerida seda ikkagi kogu selle süsteemiga, ma ei tea, ja vaadates Apple'i sellist tänast eesti keele põlgust, mis ikkagi ridade vahelt ju selgelt välja paistab, siis isegi kui see Apple Intelligence siia jõuab, tahaks küll näha, kuidas siis see ChatGPT eesti keele mõistmine ja kõik see Siri ja kõik see kokku lähevad või haagivad ja kas see üldse olema saab. Jah, juba põnev ja jääme seda siis ootama, et äkki tuleb selles osas mingeid muutusi. Muidu iPhone'i osas põnevaga oleks ka näha, mida nad lubavad teha siis uue mingisuguse fusion kaamera süsteemiga, et siis tavalisel iPhone'il on 2 kaamerat mitte diagonaalis, vaid üksteise kõrval. Ja nad lubavad sellega eriti head resolutsiooniga siis zoomitud ja kuidagi 2 sensori andmed blenditakse kokku. Seal vist ka üks moment oli veel ka see, et see ikkagi siis Apple Vision Pro'ga nagu teeb sellist 3D videot lausa vajadusel, ehk et on võimeline siis. Ja see on muide päris loogiline, et kui sul on need 2 kaamerat nii-öelda nihkes, siis on, kui inimesel oleks 2 silma ükste seal nihkes, eks väga imelik, aga kui nad on kõrvuti nüüd uuel, siis see peaks olema parem filmida seda ruumilist videot. 2 sensori pildi kokku kleepimise jutu peale mul tuli meelde, mul on sahtlis selline legendaarne telefon nagu Huawei Mate 10 Pro, kus oli 12 megapiksline värviline ja 20 megapiksline mustvalge sensor, mille info kokku kleebiti ja sai päris korralik kvaliteediga 2-kordse kaduteta zoom'i kätte. See oli üks esimesi, mis nagu selliseid asju tegi, et aastat, ma ei tea, 6-7 tagasi vist või. Ehk siis mõnikord saab sellise tarkvara trikkidega päris häid tulemusi. Tollal oli see eriti hästi näha, tänapäeval nagu on see tarkvara trikitamine nagu palju tavapärasemaks, lihtsamaks läinud, aga siis oli see nagu täiesti uus asi. Nojah, eks muidugi Apple'i puhul see läätsede kõrvuti panek ja selline Vision Pro'le viitamine ja see on ka selline, kuidas ma ütlen, et see on nagu ootuspärane samm, mõnes mõttes selline turundustrikk ja teistpidi selline tehniline võimekus, aga vaevalt nüüd on neid inimesi, keda see tegelikult sisuliselt väga palju huvitab, et ma nagu julgeks arvata, et neid inimesi, kes hakkavad nüüd ruumilist videot tegema selle iPhone'iga, siis seda pärast rõõmust ruiates vaatavad Vision Pro'ga, ma ei usu, et need palju on. Võib-olla on see pigem sellise pikema strateegia osa, et ütleme, et nad valmistuvad olukorraks, kus see ruumiline peakomplekt on, ütleme, 5 aasta pärast väga taskukohane ja siis sa saad 5 aasta pärast neid vanu praegu tehtud videosid vaadata ruumiliselt, et sa praegu ei mõtlegi selle peale, aga sul kaamera juba salvestab neid niimoodi. Aga mine tea, võib-olla see on lihtsalt ka turundusvõte. Muide, ma lihtsalt siia teemasse süstin sisse ühe kuulaja küsimusest. Me räägime ruumilistest videotest ja liitreaalsusest ja eelmine saade meil oli Meelis sinult Saksa IFA messilt suur reportaaž ja mille peale üks kuulaja meile kirjutas kohe, et
väga tore reportaaž oli, aga puudu oli üks teema ja ma kohe võtsin selle üles. Heiki kirjutas meile sellise küsimusega, miks te ei rääkinud midagi liit ja teiste reaalsuse prillidest, kas see trend on surnud? Mis sa siis ütled, Meelis? Suures perspektiivis tundub, et on või vähemalt on pausil, et sel aastal oli üsna vähe neid Hiina tootjate boksides neid aeg-ajalt esines, aga mitte ühtegi suurt Oculust näiteks ei olnud seal väljas või Metat siis, eks ole, või mõnda teist suurt tegijat Apple'ist rääkimata. Kuigi näiteks, kui me siin USA tootjatest rääkisime, see eelmine kord me maininud, et väljas oli SpaceX ehk siis nende Starlink ehk siis nagu nii-öelda nad aktiivselt näitasid oma antenne seal ja seda oma teenust. Aga kui nüüd rääkida prillidest, siis jah, selliseid päris virtuaalreaalsuse prille oli vähe. Üks asi, mis mulle tegelikult nagu huvi pakkus, mida ma ka oma silmaga nägin, millest ma plaanisin ka kirjutada, aga pole siiamaani jõudnud, oli suur Hiina teleritootja ja muud asjade tootja TCL. Neil oli siis tegelikult mitte uus, aga selles mõttes neil on olnud juba jupp aega tootmises erinevad prillid. Mõned neist üritavad ollagi sellised virtuaal- või liitreaalsuse, pigem liitreaalsuse prillid, kus näidatakse päikeseprillilaadsete prillide ekraanidel igasugust infot. Aga mind nagu huvitas rohkem pigem see selline võib-olla igavam asi, aga just sellised video vaatamiseks mõeldud prillid, mis siis manavad sulle mikro-OLED ekraanide peale. Kui ma eksi, siis jätab mulje, et sul on 6 meetri kaugusel 210 tolline ekraan. Ehk sellised nagu pildi näitamise, ma võtsin ühendada arvuti või oma telefoni või mis iganes muu asja ja need on minu arust nagu mugavad asjad sellisel juhul, kui sa oled näiteks lennukis või rongis või kuskil ja siis sa saad nagu oma arvuti või tahvlit lahti võtmata sellise väga mugava pildi endale manada ja vaadata oma lemmikvideoid seal. Ja mille poolest võib-olla TCL-i prillid erinevad natuke teistest, sest tegelikult sellised videot näitavad prilli on nagu päris mitu, ainuke probleem on see, et nad kõik kipuvad kallid olema. Sest TCL-il nad on teinud ka enda siis sellise nii-öelda telekakarbikese, ehk siis neil on sellise telekapuldi suurune või väiksema telekapuldi suurune, natuke väiksem, natuke paksem vidin, mille sees on esiteks aku ja teiseks siis Android TV põhine nii-öelda streaming box, eks ole. Ja peal on ka nupud, kus sa saad siis selles streaming boxi menüüs liikuda üles, alla edasi tagasi ja okei ja nii edasi. Ja sealt pealt sa saad põhimõtteliselt vaadata üle wifi siis või üle mobiilse interneti Netflixi või YouTube'i või mida iganes sa tahad, eks ole, seal on sisemälu saad panna, mälukaardi saad panna, et saad ka oma videose vaadata. Ja kõik see käib siis USB-C kaabli kaudu prillide külge ja teine USB-C kaabel ühtlasi võib sul minna ka näiteks toite külge, kui sa tahad veel, eks ole, või siis välise seadme külge. Ehk siis ta ühtlasi annab prillidele nagu voolu ja teistpidi siis suudab ta teha su prillid nagu nii-öelda selliseks koduseks meelelahutuskeskuseks. Et teistel on nagu see, et sul on vajagi nagu telefoni või arvutit või midagi sinna prillide külge, aga temal on siis selline signaaliallikas ka kohe olemas. Tegelikult äge leiutis, ainuke probleem on hinnas, et selle Androidi karbikese on siis teinud TCL-ile tuleb nagu nimi meelde Sei Robotics, kes on täpselt sama firma, kes toodab ka Elisa Premium digiboksi, ehk siis suur selline Hiina Androidiga karpide tootja. Aga häda on selles, et kui see TCL-i prillid maksavad ise siis 400 €, siis see karp juurde maksab 500 €. Kui me näeme siin, et meie tavast digiboksid on 100 € kandis, eks ole, siis see on ka päris jabur hind. Aga kontseptsioonina, et kui sul on kuskil iga päev pead, ma ei tea, rongiga sõitma 2 tundi või midagi sellist või iga nädalavahetus, kui sul on sellised prillid, kus sellise karbiga, sa pead nagu oma telefoni akut selle peale kulutama, on tegelikult nagu päris lahe asi lihtsalt, kui see hind läheks nagu mõistlikumaks. Et see nagu tekitas minus nagu elevust küll. Aga kas need prillid on ka, on nad mugavad, on nad väikesed, kompaktsed? Tead, nad on suhteliselt mugavad, jah, nad näevad välja nagu tavaliselt päikseprillid natuke paksemad. Ma ei julge praegu öelda, seda ma ei proovinud, kas neil on ka mingi kõlar sees, ilmselt on mingi kõlar ka sees. Aga saad ühendada Bluetoothi klapid, eks ole, ja siis nagu suuremad päikseprillid, natuke raskemad muidugi. Oluliselt väiksemad, kui näiteks me räägime siin mingisugust Meta Questist või need on ikkagi suure. Ja nad on tavaliselt nagu päikseprillid, lihtsalt kuna neil ei ole endal ju, esiteks nad ei ole virtuaalreaalsus, ehk siis nad paistavad läbi mingil määral. Ja teiseks on see, et neil ei ole mingit akut sees, USB-C kaabel käib neile siia taha selle sanga külge. Aga samas nad on ikkagi, nad on ekraan, et neist läbi sa ju ei näe, sa päris maailma ei näe. Ja nad on ikkagi ekraan, jah, just. Aga lihtsalt, et ta ongi nagu ekraanina nagu hea lahendus, aga kallis ikkagi ja kui selle karbi ka juurde ostad, siis ta on nagu eriti kallis, et
aga iseenesest see nagu ideena mulle väga meeldis. No vot, sihuke ülevaade, aga ma tegin selle kõrval Apple'i sündmustest, ega seal kust väga palju meil täna rääkida polegi midagi. Võib-olla ära mainida, et AirPodsi 4. põlvkond tuli välja. Ja positiivne on see, et selle on oluliselt soodsam hind nüüd kuskil seal dollarites 130 ringis, aga ka kallim aktiivse mürasummutusega versioon. Ja kuidas see hakkab toimima? Tuletame meelde, et need AirPodsid siis on sellised, kuidas öelda, plastikust lihtsalt kõrvasisesed klapid ilma kummiotsikute. Kas see ka aktiivselt siis toimib või ei? Ja seda on jälle asi, mida peaks proovima, ega ta väga hästi teoreetiliselt ei saa toimida, et nagu me siin ka ju eelmistes saadetes mainisime, et Huawei olid ka sarnased olemas kuularid, kus siis kummiootsikut ei olnud, aga aktiivne mürasummutus oli, et see lihtsalt paratamatult, kui sul otsik väga hästi kõrvas ei summuta helisid, siis need helid jõuavad sealt vahelt väga hästi ka kõrva, nii et seal ei saa see nii hästi toimida, aga midagi ta ikkagi võiks teha. Ja saame siis vast võib-olla lähitulevikus proovida, sest varsti on müügil uusi AirPods Prosid muide ei tulnud, kuigi oodati. Väga oluline asi, mis tegelikult tuli, võib-olla kõige olulisem asi üldse kogu selles Apple'i ürituse kontekstis on see, et uued AirPods 2 jakiga vanad, ma ei tea, said FCC heakskiidu, ehk neid võib kasutada nüüd kuuldeaparaadina, mis on ilmselt nagu meditsiini või selles mõttes nagu ikka läbimurdeline asi ja sest palju räägita, aga see on tegelikult võib-olla kõige tähtsam asi üldse seal. Ja, kui arst soovitab sulle kuuldeaparaati, siis sellena võib täitsa nagu osta AirPodsid. Just. Seni sellised, ütleme, spetsiaalselt kuuldeaparaatidena sertifitseeritud komplektid on olnud ikkagi märkimisväärselt kallid. Vähemalt mul on jäänud selline mulje, olgugi, et ma veel õnneks ei ole neid ise vajanud, aga olen ka eelnevalt IFA-l isegi näinud neid mõningaid toredaid pakkujaid, kes selliseid nagu pisikesi komplekte on teinud ja need maksid ikkagi vaata, et 4-kohalisi summasid. Seal tõesti tehti sinu kõrvakanali järgi ja võib-olla see tase oli natukene kõrgem, aga nad olid just siis meditsiini professionaalsed seadmed. Et tegelikult on see hinnaklass ju, ütleme siis nende Apple'i kuularite puhul hoopis soodsam selles kontekstis. Ta ei ole päris see, aga ikkagi. Nii, aga võib-olla tõmbame selle teema kokku ja tegelikult on meie saate lõpp väga ümber nurga juba paistab. Aga Meelis, kas sa tahaksid veel rääkida natukene lühikokkuvõtte Google'i kellast? Ja ma teen ennem ühe paranduse, just tagasi veaparanduse, et ma ilmselt olen saanud valeinfot, et mitte see Pocket TV, mis DCL prillidega koos käib, ei maksa eraldi 500 €, vaid komplekt prillid koos sellega maksavad 500 €, nii et minul oli valeinfo, ma praegu nägin seda kiirelt ja parandan ära, et ainult see karp ise maksab 180 €, nii et ei ole nii hull. Aga 500 € komplektist ei ole ka tegelikult väga hull, olgem ausad. Aga kui me räägime Google'i kellast, siis minu jaoks võib-olla kõige positiivsem asi on see, et lõpuks ometi tuli Google välja siis suurema, 30% suurema 45 mm versiooniga kellast. Mul endal seda käepärast ei ole, Glenn, sul on ilmselt? Mul on olnud siin nüüd mõned päevad, et mitte öelda nädala pluss kasutuses, jah. Võib-olla sina saaksid paremini muljed jagada. Minul on lihtsalt jäänud mulje siin nii nendest ülevaadest, mida ma olen vaadanud, kuigi siin kolleegidega rääkides, kes seda testinud on see, et minu lootus ja ootus oli see, et Google selle põlvkonnaga, eriti suure mudeliga parandab ära nende põhilise probleemi, mis oli see, et aku ei kesta üldse. Aga endiselt ka see suurem mudel kestab ikkagi, nad väidavad siis, et alati sees ekraaniga 24 tundi ja väljas olev ekraaniga 36 tundi ja see on isegi mingis säästurežiimis. Samal ajal kui Google'i enda partnerid OnePlus ja Mobvoi TicWatch kestavad sarnase suurusega akuga kuskil seal 4 päeva, eks ole, nii et topelt kauem või 3 korda kauem. Et see, kuidas Google ise enda seadmes ei suuda paremat akukestvust tekitada samal ajal, kui partnerid seda suudavad, on minu jaoks nagu aru saanud. Jah, ma selle koha pealt võib-olla nii kriitiline isegi ei oleks. Ma mäletan võrdlusena eelmist Pixeli kella, kus tõesti aku saigi lubatud ajaga tühjaks või kiiremini, siis tegelikult selle kellaga, nüüd minul on olnud proovimiseks see suurem versioon, siis täpsustame, et nüüd on neid 2 mõõdus. 45 ja ma ei tea, kas teine oli 40, 41, et selline nii-öelda pisike ja suur, kui vanasti oli siis ainult see pisem versioon. Et tegelikult see
45 kell on siis ka mõnevõrra mahukama akuga ja reaalses elus peab vastu ütleme 2 päeva, 2 ööpäeva. Ja seda siis juhul, kui ma nüüd ikkagi väga palju ei jookse ja mingeid jõutõsteid ei tee. Et loomulikult ma võin mingeid asju teha, et ma ei proovinud teha, et ma nüüd 2 ööpäeva teen järjest trenni. Aga niisuguseid laisku päevi peab ta siis 2 tükki vastu küll. Nii et selles mõttes, kui nüüd vaadata siia kõrva nagu Apple'i kella, mis ju teatavasti on isegi probleem, et kui sa tahad oma õhtust und trackida, siis ta tuletab meelde, et palun ikkagi lae mind veel ennem. Et selles mõttes on ta parem jah, et Meelis mainis siin Hiina konkurente, kellel tõesti on selle vastupidavusega paremad lood, et ta on samas selline, ta on ilus kell ikkagi, seda sai ka eelmiste kohta öeldud, ta on selline hästi soliidselt väike, ta on väike võrreldes teiste kelladega, et seni kui ma panen siia Samsungi või Huawei kella kõrvale, need tunduvad ikkagi nagu suuremad, et piksel on selline tilluke. Ja et isegi see suurem kell näeb nagu täiesti mõistlik välja, nagu suuruse mõttes ei ole liiga suur. Eriti just ilmselt jätab sellise mulje see, et on kumerate äärtega, eks ole, see kumerate ääred, siis jätavad sellise väikse mulje. Pixel Watchi disain on mul alati meeldinud ja loomulikult eriti just kui nendel inimestel, kellel on väiksed käed ja väiksed randmed, siis see väiksem mudel on nagu eriti pisike, suurem mudel on ka suhteliselt pisike ja nüüd kumerad ääred jätavad väiksema mulje, kui ta tegelikult on, mis tähendab seda, et ta sobib nagu eriti hästi väikse käega inimestele. Ja ta on ka kerge, ütleme seal, et ta tundub hästi märkamatu, et kui sa oled seni harjunud sellise Huawei suuruse ikkagi sellise korraliku mõnusa metallist asjaga, siis ta tundub hästi siuke tilluke. Huawei kiituseks või kaitseks peab ütlema, et neil on ka näiteks Watch GT4-st on ju tehtud siuke maskuliinne suur versioon ja väga naiselik siuke pisike versioon, mis on ka tegelikult üsna väike. Aga jah, et teine asi, mis seal Google Watchi puhul, uue puhul on võib-olla nagu hea on see, et nad on siis nüüd integreerinud veel rohkem Fitbiti tarkust sinna ja kui vanasti oli see, et enamus nendest Fitbiti asjadest oli tasuline, sa võid kuumaksu maksma, siis nüüd on Pixel Watchi omanikele rõhuv enamus Fitbiti sellisest spordirežiimidest asjadest on tasuta saadaval. Ainukesed, mis on veel maksumüüri taga, on siis igasugused AI-põhised treeningprogrammid, mida võib-olla enamus inimestel tarvis ei ole. Aga kõik see just jooksu ja natuke jalgrattasõidu automaatika ja see trennirežiimid ja asjad on näinud palju paremaks, kui nad vanasti olid ja ma julgeks öelda seda, et nii naljakas, kui see ei ole, et Google on tegelikult selles maailmas üsna uus, aga igasugused spordiasjad on praegu Pixel Watchi peal märgatavalt paremad kui Samsungi kellal ja rääkimata teistest kelladest, et ma siin, kuigi mulle meeldivad, just ma rääkisin ennem siin nii ahuvestluse poolest ja välimuse poolest nii OnePlusi kui Mopvoi kellad, siis nendel ikkagi need spordirežiimid ei kõlba nagu absoluutselt mitte kuskile. Samsungil on nad enam-vähem, Google'il on nad märgatavalt paremad, nad ei ole küll päris Garmini tasemel, aga ma ütleks, nad on sellisel võib-olla Apple Watchi tasemel, nii et nad on väga korralikud. Kuna ma kahjuks ei ole selline nii sügavalt vette hüppav spordimees, et ma ei oskagi siin nagu väga hästi öelda, et kas ta on selle kohta halb või hea. Põhimõtteliselt on tal loomulikult neid trenni ja alavõimalusi seal üksjagu, neid oli 40+. Ta peaks olema aga väga täpne kõikide pulsside ja vahemaade ja asjade. Ma ei saa seda ka otseselt kinnitada ega ümber lükata, mida ma sain väga hästi ise proovida, et kuidas ta unega hakkama saab. Peaaegu ütleme selline, mitte isegi 50-60, aga võib-olla juba 50-80 või midagi sellist, et ta nagu saab päris hästi hakkama, aga ikkagi Huawei saab nagu natuke paremini hakkama nagu sinu selliste, kui sul on see päevauinaku mõte, siis sellega ta mõnikord nii hästi hakkama ei saa, aga ikkagi ka saab, kui sa oled sellised pikema päevauinaku tegija, siis ta saab aru, et sa magad, et sa ei pea põhimõtteliselt talle ütlema, et sa magaks ja ta saab nendest aegadest nagu enam-vähem aru, öösel ta ikkagi lülitab ennast automaatselt välja, nii et sa ei pea talle nagu jõuga ütlema, et kuule, ma lähen nüüd magama. Nii et see pool ka toimib täitsa hästi, aga võib-olla mina oma kasutuses tarbin võib-olla seda kella kõige rohkem just nagu selliseks helistamiseks, telefoni otsimiseks, et kui selle nurga alt vaadata, mida ta nagu ei kippunud mul tegema, ta ei kippunud ütlema, kui mul telefon maha jäi. Ja ma ei olegi suutnud tuvastada, kas ma üldse saan seda kuidagi aktiveerida või mitte, ehk et kui ma lähen väristama, ütlema, et ühendus kadus ära, minul ta millegipärast ei värista või võib-olla seda siis peab kuskilt veel nendest seadetest otsima. Mida ta teeb muide hästi ja jällegi ilmselt ei ole nüüd see võib-olla selle uue kella omapära just niivõrd, aga kuna ta on ikkagi Google'i toode ja seal sees tegutseb Google Assistent,
siis kui ta on ingliskeelne, noh eesti keelest me siin jälle kahjuks ei saa rääkida, olgugi et see on ka muidugi selline omamoodi jabur, et kell iseenesest küsib minu käest eesti keeles, et kuidas ta saab mind aidata ekraani peal, aga nüüd, kui ma talle eesti keeles vastan, tee palun seda, no siis ta ei saa sellest mitte muhvigi aru, sellepärast et keeleks on valitud inglise, kuna ma tahan rääkida asjadest, muidu assistenti mul muidu ei oleks, ühesõnaga, et kui ma tahan temaga sisukatest asjadest rääkima, peame seda tegema inglise keeles. Nii et selle koha pealt on ka selline väike vastuolu, igal juhul tuleb taga rääkida inglise keeles, aga kui sa räägid inglise keeles, siis on see kell tõesti nagu üllatavalt tark, et see assistendi pool katab selle kella enda sellist raua funktsiooni. Näiteks tahate panna taskulambi pimedas põlema, ei mäleta täpselt, et kust see nüüd tuli, mis settingute menüüde alt, ütled Google'ile, et kuule, pane taskulampi ja kell kohe ongi taskulamp, ekraan põleb. Või ma ei tea, ütle, et alusta mingit treeningut või alusta seda või vaata, kus ma oma asjadega parajasti olen. Et see assistendi tarkus on nagu väga hea. Loomulikult rääkimata siis äppide avamisest, mingite taimerite käimapanek, stopperist. Ehk et ma ennast nagu reaalses kasutuses tabasin väga palju sellelt, et ma ei viitsinud isegi nuppudega midagi nagu otsida. Ma just ütlesin talle, tee seda ja 80% juhtudest ta muidu tõesti tegi seda. Et seal jah, oli olukordi, kus ta küll ütles, et näed, ma ikkagi seda ei saa teha, et ma olen veel nagu assistent ja pole juurdepääsu. Aga kuna see, mul on valitud selleks assistendiks ka Gemini teistpidi, ma ei tea, kas ta siis suhtleb reaalajas nüüd telefoniga või et kas tal on see nutikus seal sees. Ta igal juhul tundub ääretult nagu assisteeriv tõesti, et väga harva ei heida nagu hätta. Et ta väga vabas vormis oskab vastata ja rääkida ja see on küll nagu asi, mis siis ma ei tea, kas ta nüüd selle kella eripära justkui, sest kui sa võtad mõne teise Wear OS-iga kella ja paned seal assistendi omal käima, siis ma ei näe põhjust, miks ei võiks see assistent ju tegelikult sama hästi töötada, kui sul telefonis töötab ka Gemini. Nii et selle koha pealt võib-olla ei saa siis kiita ainult seda pikslit, aga iseenesest on see tore asi, aga loomulikult jälle on inglise keeles, et sa pead lülitama ennast mõne suure keele peale, et eesti keeles see asi ei toimi, aga inglise keeles toimib hästi. Et kokkuvõttes jah, minu nagu praktiline mulje sellest kellast on iseenesest ka pigem nagu positiivne, et muidugi kui ma võrden aku vastupidavuselt teda siin Huawei'ga ja laen seda iga 10 päeva tagant, siin ei olegi nagu midagi võrrelda, et ma pean selle kella võtma tihti käe pealt ära. Aga kõik see nutikuse pool ja kõik seal asjad toimivad. See, et ma ei saa selle kellaga maksta, on puhtalt minu probleem, sest mul ei õnnestu oma pangakaarte lisada Google Walletisse. Ma ei tea, kus ma pean lõpuks pöörduma selle küsimusega, sest et ma olen juba pöördunud Google'i poole ja olen pöördunud panga poole ja üks ütleb umbes, et pöördu teise poole. Aga kui teil seda probleemi ei ole, siis see kellaga maksmine tegelikult ka töötab loomulikult. Et kõik see pool iseenesest töötab. Mis võiks selle raha eest muidugi olla? Kell ei ole ju väga odav. See mudel, mis on siis 45 mm, kui ma nüüd jällegi valesti ei ütle, on 450 eurot vist lausa, et kindlasti üle 400 euro. Et selle raha eest võiks olla laadija küll selline, mis on siis lähiväli või ütleme siis ilma kontaktideta laadija. Ma olen ära helitatud Huawei laadijaga, eks ole, et sa ei pea panema kella sinna mingite kontaktide vastu. Minust ka Samsungil on selline laadija ikkagi kellal. Mul on siin ma olen muutnud oma arvamust. Mina selles mõttes olen muutnud arvamust just ikkagi niipidi, et need kontaktid on kuidagi õudsed ebamugavad ja pikslilaadija on kontaktidega laadija. Ma saan aru, et see võib-olla laadimise efektiivsus on suurem ja kell on ilmselt selle võrra kergem, sest sinna ei pea seda mähist või mis iganes komponente sisse panema. Aga lihtsalt, ma kuidagi alati leian ennast olukorrast, et ma pean vaatama, et kell ikka klõpsaks kuidagi õigesti sinna nende kontaktide otsa. Jah, et see võiks nagu võib-olla selle raha eest ju küll olla, sest ega see hinnaklass ju tegelikult ei ole odav. Et pigem nagu siin kokkuvõttena võikski igaüks peaks mõtlema, et mida ta jälle kellast tahab, et peab nagu seda sektorit väga täpselt vaatama, et kui te tahate tõesti teha mingisugust allvee kiirujumist, siis pigem tasub veenduda, kas see kell selleks võimaldab. Kui te tahate ainult rääkida, siis tasub seda vaadata, tahate ainult und rääkida ja neid asju on palju, mida ta teeb ja peakski vaatama, et kas see sektor on vähegi kaetud, sest et kui te tahate kui te ostate selle kalli kella, aga ei tarbi tema funktsionaalsust ära, siis pigem on mõttekas osta odav kell, eks ole, et kui me vaatame siin just teisi konkurente, mis teevad midagi halvemini, olgu siis ehituskvaliteet või mingid funktsioonid, aga kui te neid funktsioone ei kasuta, siis pole sellest mingit kasu. Nii et jah, selles mul on ka raske nagu hinnangut nüüd anda, et kas ma nüüd tormaksin 450 euro eest sellist kella ostma. Ma nagu arvan, et pigem mitte,
kätte. No üsna soolane on ikka hind, jah. No ma ütleks, et see ei ole nagu pigem kella probleem, et see on võib-olla nagu pigem nagu minu ostja probleem, et siinkohal ma ei tahaks nagu öelda, et see kell on kuidagipidi halb, et aku vastupidavus võiks muidugi olla suurem. Aga iseenesest ta teeb palju, teeb hästi ja on täitsa siuke nunnu. Mina olen täpselt samas paadis, et ma olen ka ilmselt nagu ära rikutud selliste viimasel ajal Hiina tootjate odavate ja korralike Android või Wear OS-iga kellade poolt, et võib-olla ma ei oska hinnata seda lisaväärtust, mida Google või Samsung, kuigi Samsungil on ka ikkagi päris soodsa hinnaga kellasid valikus. Aga sama probleem on mul ühe kallima Samsungi kellega ka, millest ma ilmselt siin lähinädalatel räägin. Aga ma korra mainin võib-olla ära seda sama asja, millest ma siin rääkima hakkasin, et miks mul see arvamus on muutunud, siis mina ka siin paar aastat tagasi olen täiesti veendunud, et kõigil nutikelladel peaks olema Qi juhtmevaba laadimine, et ma saaks seda laadida suvalises kohas suvalise juhtmevaba laadija peale, see on täitsa äge. See on potentsiaalselt või teoreetiliselt siiamaani nagu tõsi, aga nüüd ma olen jõudnud järeldusele, et kõik need kellad, millel on siis nii-öelda klemmidega laadimine, näiteks nagu see Google'i kellal või OnePlusi kellal, need laevad 2-3 korda kiiremini kui näiteks Samsung kellad, ehk siis ja nad ikka ei lae piisavalt kiiresti. Ma tahaks nagu sellist nutikella, mis laeks ennast 30% pealt 100 peal sel ajal, kui ma käin õhtul vannitoas ära, ehk siis mingi 20 minutiga võib-olla, eks ole, et see oleks nagu lahendus. Aga praegu on see, et Samsung kell laeb ennast üle 2 tunni ja OnePlusi kell klemmidega laeb ennast, ma ei tea, 50-45 minutiga, eks ole, et see vahe on nagu nii suur. Tead, see ongi väga huvitav, ma luban, et kui me seda ära ei unusta, ma pistan võimsuse mõõdiku taha huvi pärast Huawei kella laadima ja selle Google Watchi laadima, et vaadata, kui palju see võimsuse vahe on, sest praegu on küll nii, et Google'i kell laeb täis. Jah, seal enda laadija küljes, ma ütleks nagu tund võib-olla pluss. See on nagu päris hästi, aga mulle nagu tundub, et Huawei kell ei laadinud ka üldse kaua, aga see on väga huvitav. Ma tahakski kohe võrrelda, et kas seal on erinevus. Aga muidugi mõnes mõttes ma olen nõus sellega, et kui sul on juba korra olnud täis juhtmevaba lahendus, siis läksid klemmide peale tagasi, on nagu tagasi minek, eks ole. Aga jah, mulle meeldib see OnePlusi laadjus sellepärast, et nagu sul oli vist ka Huawei samamoodi, et tal on see USB-C pesa laadija küljes, et saad ära võtta ühe kaabli kaasa võtta. Samsungi kelladel on siiamaani ja sellel Huawei laadjal, mis Huawei kellal, mis vahepeal sinu oma minu käes oli, mis on veidi vanem, oli ka see, et juhe on laadija küljes kinni, eks ma pean nagu eraldi võtma laadija kotti kaasa, kui ma kuhugi reisile tahan võtta, ma ei saa võtta nagu seda ainult laadjat ilma juhtmeta, mis OnePlusi kell mulle võimaldab teha. Huawei oli vist versioon 2 oli see, kus teil oli veel see nii-öelda tablett oli juhtme küljes, aga siis kas... Just Samsungil on siiamaani. No vaat Huawei 3-4 edasi see tablett oli siis eraldi tablett, kuhu käis juhe külge. See igatahes on see jah nagu tõesti mugav, aga tõesti see tähelepanek, et äkki on seal mingi väga suur erinevus, seda kohe Huawei puhul ma saan tõestada. Seal on mingi tehniline piirang, miks ei saa, sest minu teada need juhtmevabad laadimised töötavad siiamaani mingi 5 või 7 vati pealt, miks ei saa sinna kellale panna näiteks 15 vatist laadimist, mis see palju kiiremaks teeks? No võib-olla seal tehniliselt on ka see tõesti, et see mähis peab sul kella sees siis äkki olema suur ja läheb kuumaks või mida iganes, eks ole. Aga ennem kui ühesõnaga te nüüd lähete poodi, et kella osta või mitte osta, siis ma ütleks, et kui te midagi tellite, siis olge tähelepanelik, et kas te ikkagi saate selle asja kätte, sest et samal ajal, kui mina tellisin omal DJI drooni, ma olin selle muidu juba kätte saanud, siis ma sain üsna varsti sellise sõnumi, et meil on kahju teatada, et pakendil puudub majanumbri transpordi ajal kahjustatud välipakendi tõttu. Mõt selline sõnastus. Ja palun klõpsake lingil uuendamiseks 24 tunni jooksul ja me korraldame teile kohale toimetamise uuesti 48 tunni jooksul. Ja seal oli siuke link ja siis selle all muidugi oli selline lisandus, mida võib-olla ei oleks pidanud olema. Seal oli kirjas, nii vabandust, soovin teile meeldivat päeva täna. See võib-olla oli kõige suurem punane lipp, sest kui seda kirja poleks ka olnud, siis ta tegelikult oli üsna siuke ametlik ja kui ma just DJI drooni ootan või olen parajasti tellinud ka mõne muu uue toote omale veebipoest, siis tegelikult sellise lingi peale klõpsamine tundub võib-olla, et muidugi, mis majanumber on kaotsi läinud ja kõik. Aga tõsi, et on, et telefon juba ütleb muidugi kohe, et see link nüüd ei ole selline väga tervislik link. Nii et ma tahaks lihtsalt siin jällegi moraali lugeda, et sellised toredad sõnumid tegelikult liiklevad ja liiklevad siis sõltumatult sellest, kas te parajasti olete drooni ostnud või mitte. Aga näed, võib juhtuda, et te tõesti ootate sellel mingit pakki, eks ole. Ja siis te ka tahate võib-olla seda linki klõpsata. Seda ei tasu klõpsata, jah. Ükskõik kas ootate või ei oota. No vot, meie oleme siin juba ilusti üle tunni aja rääkinud ja palju meil rääkimata jäänud.
kindlasti, kes on tähelepanelikult oodanud jõuludeks uut mängukonsooli, on vaadanud, millal tuleb välja uus PlayStation ja PlayStation 5 Pro tuli välja, aga ei jõua me sellest täna rääkida. Õnneks on puhata ja mängida podcast muide, kus on tore seltskond koos, kes selle teema on läbi analüüsinud. Kuulake hoopis seda PlayStationi uudisteks. Meie kogume nädal aega mõtteid ja oleme tagasi teiega järgmine nädal.